Mida tähendab Ökofest Põlva talurahvamuuseumi jaoks? No, kuna me oleme maakonna keskmuuseum, siis see on ju maakonna maineüritus. Ja mis saab siis olla veel parem, kui ta toimub meie juures. See on ju ka meid tutvustav üritus, et saame siin rahvast vastu võtta. Eks vastutus on suur, sest ikkagi meil on ju 19 hoonet, 12 nendest on ekspositsiooniga, alati need sisemised hirmud, et äkki kõik inimesed ei ole heatahtlikud, et võib ühte koma teist juhtuda, aga senini on kõik väga hästi läinud ja ikkagi inimesed leiavad tee tagasi. Et tulevad siia, aga ma ju olin siin Ökofestivali ajal, ma ju nägin, aga nüüd ma tahaks ka muuseumit vaadata. Ja mingigi asi jääb neile ikkagi meelde, mingitesse hoonetesse nad saavad sisse, me saame ise kaasa aidata, et meie see ilus vahva territoorium, mis on nagu üks suur külakeskus ja nagu ongi Lõuna-Eestile väga omane, et me saame inimestele näidata, et see on koht, kus elu käib ja inimesed saavad ise kaasa lüüa, ise tulla, nautida seda kohta, et see koht ei ole et see koht elab. Ei ole nagu muuseum. Jah, et ei ole nagu muuseum, et ega paljud, kes siia tulevad, nad ei usu, ütlevad, aga kas siis päriselt ei elatagi. Et ta jätab sellise mulje, et kõik ongi nagu päris. Et me oleme senini püüdnud siin töötada ka niimoodi, et ta jääks selliseks, et me ei taha minna selle ajastu kiire tempoga kaasa, et inimene tuleks siia, ta saab seal rahulikult olla, ta saab meenutada, kust me oleme tulnud, kes me oleme ja nagu seda kõike loomulikus keskkonnas. Kuidas muuseumil üldse läheb? Ikka hästi, kui siis muidu, ikka hästi. Ja seda enam, et nüüd me oleme Võru instituudi all 4 Lõuna-Eesti muuseumit ja õlg-õla kõrval, et raha saab rohkem küsida koos, sest siis on nagu see oma kapital suurem ja koos ühised mõtted kokku panna, et me nagu praegu tunneme, et jaanuaris see asi toimus, ühinemine, et nagu oleme üksteisele toeks, et ei ole konkurendid. Mida järele jäänud suvel veel muuseumis plaanis on? Eks me nüüd valmistume juba selleks, et sügisel lapsed tulevad kooli, siis hakkavadki need kooligrupid. Et ega laps ja ka täiskasvanud, ta ei taha lihtsalt muuseumis olla, ta tahab siin midagi saada enamat, et just programmid. Programmid on need, mis meile leiva toovad majja. Ja neid tuleb üle vaadata, uuendada, värskendada ja ootamegi siis juba. Olid praegu lastelaagrid juulis, augustis osa lapsi jäi ukse taha, kuna me ei saa nii palju korraga võtta. Ja lapsed olid kuidagi õnnetud ja viimasel laagripäeval oligi tore. Meile laagrilipp jäi pardasse kinni ja siis kõik hüüdsid ühes osas, et laager ei tohi ära lõppeda, et see tähendab, et laager läheb edasi. Ja nii ongi, et hakkame rohkem lastelaagreid tegema, vaatame veel mingid laste etendusi, sest oli siin meil aasta tagasi saabastega kass ja nüüd käiakse ja küsitakse. Miks saabastega kassi enam muuseumis ei ole, miks ta enam sealt aknast ei piilu, et peame välja mõtlema midagi, et lastele rohkem teha ka suvel. Lapsed on selline väga tänuväärne külastaja. Öeldakse, et lapse suu ei valeta, et ikka ja jälle ma kordan kõikidele külastajatele seda, et kui rehetoast, keegi muutub kärsituks ja kui paha hais siin on või midagi taolist tuleb. Ja ükskord oli selline tore väike poiss, 5-6-aastane lasteaiagrupiga, ma ütlesin, aga lapsed, et mõelge hästi järele, et on see siis nüüd kuidagi hea ka meie jaoks, et nad elasid seda rasket elu, et mis siis nagu see asi siin oli niimoodi. Ja siis üks väike poiss oli nii kannatamatult, ta poole lause pealt tõstis käe püsti, täti, et see oli nii hea, et nad selle elu ära elasid, muidu poleks ju meid. Ja see tuli nii südamest ja nii puhtalt ja nii siiralt, et mida sa enamat tahad, kui laps niimoodi mõtleb, siis tähendab, et talle meeldib see koht. Ta saab aru, miks seda nagu talle näidatakse. Et selline nutikas poiss oli. Siin Karilatsis on aeg seisva pandud kuskil 19. ja 20. sajandi piirimaile. Mida arvata sellest, et kas Eestis tuleks ka kuskil kolhoosimuuseum, kolhoosi aeg muuseumisse kinni panna? See tegelikult on juba, sellepärast, et ka meil on see lähimineviku kogumine juba, et me jaatamegi nüüd nende teiste Võrumaa muuseumitega omavahel ära, et ei tuleks seda dubleerimist ja just Võrumaa kultuurikohas ongi sellised plaanid, et seal tuleb uus ekspositsioon, aga ühe nurgakese me tahaks näidata just seda nõukogude perioodi, et kuidas ka
noh, ongi nagu selle perioodi muuseumi nurgake jääb, et kuidas ekspositsioon oli, kuidas siis nagu kõike nagu noh, milline see väljund oli inimese jaoks. Et see on tegelikult ja väga paljud muuseumid teevad näituseid, ka me ise oleme teinud, et me ei saa seda aega nagu kuskil ära jätta, sellest üle hüpata. Et meil paljud küsivad, et meil on selline huvitav näitus Pärisorjas peremeheks, et kus me siis oleme, see esiisa siis Antsima hakkas mööda neid aegasid, et jõuda nüüd Euroopa Liitu välja, eks ju, ja mis ta läbi elas, ja siis paljud ei süvene, küsivad, miks see Lenin siin on. Ja siis ma räägin, et mõelge natuke ja tegelikult ega nad meil öösel siin arutavad, et tsaar ja kõik presidendid ja Lenin nad arutavad, et mis siis see elu on meile toonud ja mis meil on olnud ja eks nad võtavad õppust üksteise nendest vigadest ja õigetest mõtetest, et nii ta lähebki. Et ajalugu on see, mida tuleb näidata, vaatamata, mis rahvusest me oleme, vaatamata, mis ajad meil on olnud.